Tere head kuulajad, käes on 15. detsember, detsembrikuu keskpaik Geeniuse digisaade on siin, kus on Meelis Väljamäe, Hans Lõugas, Ren Pilvre ja täna on meil jutuks palju huvitavaid teemasid. Alustame sellest, et Eesti Telekomid pakuvad meile nii palju head ja ägedat, et inimesed ei jõua arvestada, miks me sellest nii vähe maksame. Siis, kas tõesti kõik Eesti veebisaidid, vähemalt suur osa neist on täis enneolematu turvaauku, millega saab paljastada tuntud inimeste kohta isikuandmeid. Ohuteavitus käis, räägime sellest, räägime millal kanda sõrmust, millal mitte ja siis on meil palju võib-olla muud teemasid veel. Ja hakkame siis pihta. Telekomi firmad, ma arvan, et see on üks selline Eestis kõik inimesed ostavad toitu ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kui mitte kõik, kasutavad ka Telekomi teenuseid. Üks nendest ABC teenustest, mis on meil kõigi tarbijatena, millest maksame iga kuu. Ja eks me iga kuu arvet tasudes mõtleme, et kas me saame selle eest piisavalt või ei saa. Kas see, mida me vaatame ja saame telefoni ja teleri ja internetiteenusena, on seda raha väärt. No, Telekomi firmad ise leiavad, et nende väärtus on palju suurem kui see igakuine kuumakse, mis tõttu plaanivad nad tõsta järgmine aasta kõiki hindu. Telia teavitus oma klienti, et märtsis tõuseb minipaketi kuutasu 22%. Tele2 teenuste juht Kristel Lepik rääkis, et ettevõttel on kavas suured investeeringud, aga see tähendab ka kulude kasvu, mis tõttu on oodata hindade tõusu nii era- kui ärikliendile. Elisa valdkonna juht Gert Popp rääkis, et ei saa välistada hinnakirja muudatusi, kuna meeleohutusvaldkonnas on trendidest tulenevalt tunda hinnatõusu, siis see on näha nii kvaliteetse sisu hankimisel kui kohapeal lisatootmisel. Ehk siis konkreetsed numbrid peale Telia veel ei ole veel teistelt kosta, aga selge on see, mida me praegu saame, see ei ole kaugeltki seda raha väärt, mida me iga kuu maksame Teliale, Elisale, Tele2-le. Nii et ebaõiglus on siin valitseb. Ja, et see ju ei puuduta mitte ainult Eesti teenusepakkujaid, vaid ka nagu välismaiseid teenusepakkujaid, kes kõik kogu aeg hinda tõstavad või siin nagu pidevalt ja regulaarselt. Ja lõpuks ikkagi me jõuamegi selle kohani, kus me peame kõik otsustama, et mida ja mille eest meil on mõtet maksta ja palju me jaksame maksta, eks ole. Sellest ma olen rääkinud tegelikult ka varasematel aastatel juba mitu aastat tagasi, aga nüüd on see nagu teoreetiline hetk võib-olla ka hätte jõudmas, kus tuleb hakata korrektuure tegema ja mingeid teenuseid ikkagi nagu jõuliselt kinni panema ja siis kui rahvas seda nagu suuremas kogus tegema hakkab, siis võib-olla hakkab ka toimuma mingisugune konsolideerumine ja paremad asjade nagu üheks koondumine. Muidugi operaatorite puhul seda teha ei saa, sest et igaüks, kes oma teleteenust pakub, ega siis nagu Telia ja Elisa ei pane nagu oma televisiooniteenust ühte kappi, eks ole, aga siin kuna Netflix tahab osta konkurente ja teised on siin koondunud, eks ole, siis võib-olla tegelikult see trend ikkagi jätkub, et nii-öelda suuremad voogedastusteenused saavad aru, et üksi võidelda tarbijate rahakoti eest ei ole võimalik. Aga mina panin ka omal Telia TV kinni, sest et ma lihtsalt vaatasin seda nii pähe, et enne juba hinnatõusu, et ma lihtsalt ei näinud nagu sellel investeeringul mõtet, eriti arvestades sellega, et neil ju selleks, et normaalselt vaadata ja reklaam edasi kerida, tuleb võtta ka see salvestusteenus, mis on eraldi lisatasu eest, eks ole, nii et see lõpuks läheb ikkagi nagu päris kalliks. Sa räägid Meelis praegu teleteenusest, eks ole, ma saan aru, et see puudutab ikka netti üldse. No näiteks, mida Telia välja reklaamis oli TV minipakett, mis on siis televisioon. No jaa, mina loen sellest uudisest ikka välja, et kallimaks läheb kõik, mitte ainult teleteenus, aga võib-olla ma nüüd eksin siis meie kõigi rõõmuks. Ja ei, sul on õigus, sa loed sellest uudisest selle õigesti välja, aga lihtsalt, et just eelmine nädal oli ka see, et Telia oli esimene või siis minipakett oli esimene, mis päriselt kallimaks läks, eks ole, et see on juba ära olnud või nii-öelda see juhtus. Teiste teenust hinnatõusud on sellised teoreetilised, mille puhul tegelikult Telia TV ütleb, hinnatõus on 1. märts 2026, nii et see on tulemas. Et võib-olla see on just see aeg, kui nüüd võtta, võib-olla pühade ajal järelemõtlemise aeg, vaadata oma igakuised kulud ette ja nagu Meelis, sa ütlesid, sa panid Telia TV teenuse kinni, see on see revideerimise aeg, mille eest ma iga kuu maksan, kas mul on vaja nii paljude kanalitega paketti, kas ma saan midagi äkki hoopis streamingu teenusest ka, kas nad dubleeruvad ja siis otsustada, et igaüks vaatab oma eelarve üle, kas mul on mõtet maksta nii palju? See on väga hea üleskutse. Dubleerumine on omaette huvitav asi on see, et mina olen viimasel vaadanud suhteliselt palju selliseid välismaiseid
mul tuli see lühend meelde, aga ühesõnaga selliseid tasuta teenuseid, mis reklaame näitavad, eks ole, et mis ei ole kuumaksu eest. Alates, ma ei tea, seal Tubist ja Pluto TV-st ja muudest sellistest Prime Videol on mingi hunnik reklaamipõhist tasuta asju. Mis need asjad need on, Meelis, kas sealt näeb nagu selliseid, ütleme siis peavoolusarju või on see pigem alternatiivsed? Ja sinna ma tahtsin jõuda, 2 probleemi on neil. Esimene probleem muidugi see, et enamus neist ei ole Eestis saadaval ilma VPN-ita, nad eksisteerivad kuskil Ameerikas või Inglismaal, eks ole, see on nagu üks probleem. Teine ja lisaks on see, et kui sa nagu määrad, et sa oled Ameerikas, näed palju rohkem asju, kui sa määrad, et sa oled Inglismaal, eks ole, see on ka regiooni küsimus. Teine probleem, mis selle juures on see, et jah, enamasti seal on üsna tagasihoidliku kvaliteediga sisu ja kui seal on kvaliteetsisu, siis seal on see sisu nagu vanem, et paar aastat kuni 10 aastat vanad sarjad, isegi veel vanemad. Klassikalisi kvaliteedi asju leiab tegelikult päris hästi, kui sa tahad vaadata mingeid 80-90 tippfilme. Ja teine probleem, mis on, kui me rääkisime valikust, siis seal on see, et ilmselt on paljud asjad hangitud sama vahendusfirma vahendusel, sest et hästi palju nendest asjadest on erinevatel teenusepakkujatel sama. Ehk siis nagu mõned sarjad, mida mina vaatan, leian ma selle ühest, teisest ja kolmandas kohas sama asja, eks ole. Selle asemel, et oleks nagu siis... Aga see on hea tarbijasoovitus. Äkki sa kordad veel korra kuulajatele, et milliseid teenuseid soovitad, kus saab tasuta vaadata? No üks nendest on näiteks Plex, mis on siis selline serveriteenus, millega saad ka oma koduvuseid arvutis olevaid videoid telekaekraanile manada ja Plexil on olemas ka siis selline voodteenus või see, et nad pakuvad ka ise nagu mingit valikut filme ja sarju. Ja Pluto TV on üks populaarne, Tubi on 3. populaarne ja Amazon Prime Video on siis, neil oli vanasti eraldi tasuta asjade äpp nimega Freevee, aga Freevee pandi siis Prime Videoga kokku ja nüüd on päris keeruline seal näha seda linnukest või märget selle konkreetse asja peale, et kas see on nüüd tasuline või tasuta, eks ole, aga seda leiab. Et need on need põhilised asjad, need on veel, aga need on esimesed 3-4 tükk, mis mul pähe tulevad kohe, eks ole. Aga enamus neist kas ei tööta üldse Eestis või siis on see, et on Eestis hästi väike valik. YouTube'il ka muideks, YouTube'il on valik tasuta filme ja sarju ainult siis, kui sa asud YouTube arvates Ameerikas. Aga kui me vaatame ikkagi sellist Eesti kitsamat pilti ja võrdleme seda maailma laiema pildiga, kõik need argumendid või need nüansid, millest te siin rääkisite, loomulikult midagi kindlasti mõjutavad, aga need on ülemaailmselt üsna sarnased. Muidugi Eesti regiooni võib-olla jõuab siis neid mingil määral vähem või mis iganes, aga ma nagu vaataks ikkagi seda poolt, et esiteks punkt 1, Eesti telekomid on meeletult kasumlikud, kui sa vaatad võrdlust näiteks keskmise Euroopa telekomi sektoriga. Kui need protsendid on õiged, siis kusagil 35-45 peaks olema see, ma ei ole küll majandusteadlane, aga see on siis see number, mis on kasum ennem seda, kui sealt kõik muud asjad maha lahutatakse. Euroopas peaks see number olema kusagil 10% võrra väiksem, mis tähendab seda juba, et Eestis küsitaksegi väga palju rohkem raha, sest saab küsida palju raha. Sest võib-olla see ei ole nagu kohane paralleel, aga natuke mulle meenuvad see bensiini hinna teema, mis oli ka meil hästi pikalt kuidagi fikseeritud, kuni siis lõhkes teatav pomm, peale mida on need hinnad muutunud muide kõikuvaks. Me näeme ikka mõne posti peal täna 1,4, teise posti peal 1,7, ehk et meil ei ole enam sellist fikseeritud seisu, nagu meil kipub olema täna telekomi operaatori hindades. Miks sa arvad, miks telekomis ei kõigu niimoodi? Ma ei tea, ma seda just tahangi öelda, et kas eestlane on lihtsalt selline lojaalne ja siis loll, nimetame ennast sinna hulka. Me lihtsalt tuimalt seda maksame, mis seal ikka, see peabki maksma meil nii palju. See kasum viiakse ju ka siit välja, meie kontsernid on väga huvitatud, rahvusvahelised kontsernid, nad tahavad loomulikult lüpsta nii palju, kui annab sellist kuulekat eestlast. Ja tegelikult nagu kogu see jutt, et me peame hindu tõstma, see ei tähenda seda, et telekomidel oleks raske. Et nad vaatavad, nende üübersuur marginaal hakkab natukene kukkuma ja nad tahavad selle täpselt samale tasemele tagasi saada, kus see oli. Me ei räägi nagu sellest, et neil oleks raske sellepärast, et nii-öelda terendab pankrott, vaid neil on raske sellepärast, et või kiht leiva peal kipub jääma 10 või natuke rohkem väiksemaks. Et senist marginaali hoida ei saa, sest et hinnatõus on kõigile ühtne, et neil on vaja hoida. Aga ma arvan, et siin on vahe selles, et kui sa oled sisepõlemismootoriga auto kasutaja ja tahad bensiini võtta, siis sa sõidad ringi võib-olla eri kohtades, siis sa näed, satud sinna linnaserva, kus on odavam post kui linna keskel. Aga kodus sa ei saa kahjuks ringi sõita eri teenusepakkujate vahel, sa
tihti lukus sellega, milline teenusepakku sulle kodu toob, interneti, teleka ja võib-olla midagi veel. Või siis sa sõltud hakkiva pildiga sellest üle õhu see on mõnes mõttes mind ka on integreerinud päris pikalt see, et intrigeerinud, et see bensiini hind versus mingisuguse meedia või televisiooniteenuse hind, eks ole, et bensiini hind nagu erutab meid palju ja siis inimesed nagu on nõus sõitma teise linna otsa ja saada natuke odavamalt ja lõpuks tulevad 50 senti pagitäie pealt kokku, aga on kulutanud 3 eurot sinna sõitmiseks, eks ole. Siis ja samal ajal see on nagu nende jaoks oluline või tundub vähemalt oluline, aga samas see meediateenuse hind ei ole oluline, eks ole. Kohati ma olen vaadanud neid hindu, kui omal on vaja paaki täita ja siis ma olen saanud aru, et mul nagu tegelikult ei ole mõtet selle mingi püsikliendi pakkumise pärast sõita 3 kilomeetrit eemal olevasse tanklasse või veel kaugemal, eks ole, sest et see sääst, mis mul tuleb kas üliväike või tegelikult maksan peale veel, eks. Aga et seda peab arvutama, on ju. Aga jah, et me nagu ei viitsi. Ma segan sulle korraks vahele, et jutt on väga õige, nõustun sellega täielikult, aga tahangi seda öelda, et tegelikult see bensiini hinna tünn löödi piltlikult nagu lainetama mitte sugugi inimeste tegevuse poolt, vaid ühe bensiinimüüja poolt. Ehk et tegelikult samamoodi võiks üks operaator praegu tõmmata nagu taburetil korraks ühe jala alt ära, aga seni seda lihtsalt ei ole tehtud. Jah, võib-olla on see, et see näitab seda, et konkurents ei tööta, meil on liiga vähe neid konkurente siin, meil turg on liiga väike ja ka suurtel turgudel ei ole see asi parem. Meelis, kui sa ütled, et me alguses ütlesid, et me võiks lõpetada oma lepingud ära ja panna asjad kinni, et tekib konsolideerumine. Ma kardan, et siis jääb seda konkurentsi veel vähemaks, siis jääb sulle üks mingi teenusepakkuja ja me oleme nagu veel suuremas hädas. Ma olen väga sellise liberaalse vaba turumajanduse poole pealt, sest kui mina ei taha maksta millegist, siis ma ei maksa ja kui ma tahan millegist maksta, siis maksan, aga mulle tundub, kõhutunne ütleb, et see on nagu midagi on selle turuga nagu katki. Ma ei ole majandusteadlane, aga mingi tõrge. See ei ole mingi kõhutunne ei ütle, et ongi katki, see on ju näha. Aga ma ei oska nagu teaduslikult defineerida, mis on katki ja mis on parandus, aga mul on tunne, et asjad ei toimi. Asjad ei toimigi, aga sa ei saagi, meie ei saa tarbijana suurt midagi selleks teha, ega meie ei saanud ka teha midagi selle bensiini hinna suhtes. Me võisime ainult vanduda, taguda seina ja minna tankima. Ma mõtlen enne, kui see hind oli kogu aeg sama. Aga nüüd me lihtsalt rõõmustame, sest hind on erinev. Et piltlikult öeldes, ma ei tea, me võiksime siis kõik tõmmata internetijuhtmed seinast välja streikima hakata, aga me ei tee seda. Teistpidi selle Hansu näitele võib tuua võib-olla tõestuseks mingil määral selle, ma ei tea, kui ausad nad sellega on, aga Alexela igal juhul nüüd väidetavalt koondab inimesi sellepärast, et bensuhinnad on nii odavad, nad enam ei jaksa nagu sama kasumlikus juures olla ja see otseselt nüüd mõjutab töökohti, eks ole. Nii et see on nagu mitme otsaga asi. Selle kohta öeldakse, et nutta mulle jõgi, et siis ongi niimoodi, aga konkurents peabki olema selle nimel, et see toimiks nii, et jääks siis ikkagi optimaalsemad ja edukamad alles. Ma olen nõus, aga ma ka võib-olla vaidleks Hansule vastu, vaid lihtsalt nagu lisaks juurde, et liberaal on tore olla ja selline turumajandus on tore, aga mina olen ka võib-olla veits rohkem kommunist, siis, või mitte päris, aga veits nagu selline, nüüd kus mida regulatsiooni toetaja, sest et elu näitab, et tegelikult väga tihti, et mitte öelda enamasti vaba turumajandus ei toimi, eriti kui seda konkurentsi on liiga vähe. Alati on see, et keegi ostab kellegi ära ja siis jääb konkurentsi vähemaks, keegi lepib kellegi kuskil saunas midagi kokku ja siis tegelikult on konkurents näiline. Et tegelikult meil kahjuks see ei peaks nii olema, et mulle ka meeldis, kui turg määraks ja konkurents töötaks, aga tegelikult see riigi käsi, mis paljudel ei meeldi, on meil ikkagi vaja ka nii Eestis kui ka mujal selleks, et see asi nagu päris anarhiaks ei muutuks, eks ole. Ma tulen korraks jutu alguse juurde tagasi, aga ikkagi kummaline ongi see, et Eesti võrreldes meie naaberriigid, rääkimata kaugematest riikidest, on ikkagi telekomi teenuste osas ülikasumlik pisikene kohakene. Nii ta on, maksame edasi. Ja siin on ka see, mis näitame nagu tegelikult seda, et me oleme tegelikult varem sellest rääkinud, võib-olla ne peakski sellest rohkem praegu rääkima, aga see, kuidas Eesti interneti kiirus on, keskmine kiirus on Tallinnast tarbijad on aeglane, eks ole. Ja see on tarbinud sellepärast, et meie hinnad on kallis. Mina olen isiklikult 3 korda oma Telia interneti kiirust vähendanud, sest lihtsalt sellepärast, et ma ei taha nii palju maksta ja ma saan aeglasem hakka. Mulle meeldiks kiirem internet loomulikult, aga ma ei taha sellest nii palju maksta. Siin ei ole midagi arutada, me oleme samas paadis, aga tänane saade on veel nii palju teemasid täis, et läheme edasi, sest et muidu keeb katus pealt ära meil kõigil ja seda jama ei tahaks ju keegi. Räägime järgmisest teemast äkki ja järgmine teema, see võib
panna ka katuse sõitma. Ühesõnaga väga põnev lugu on ühest nutikast Tartu Ülikooli magistrandist, tarkvaraarenduse valdkonnast, kes lõpetas kaitsesüsteemi meistritöö sel teemal, et leida, mida ta ise nimetab turvaaukudeks Eesti veebiteenustes. Ja sellel ei ole head eestikeelset nimetust, aga siis kirjeldame ära, mille magistrant tuvastas enamikes umbes 50 Eesti populaarsemal veebilehel, kus see viga esines. Ja see viga seisnes selles, et sul on võimalik siis näiteks teise isiku meiliaadressi või siis kasutaja nime abil tuvastada, kas tal seal on konto või ei ole. Näiteks, ta tõi seal näiteid peaministri kohta. Peaministril on ettevõte, mille kontakt meiliaadressi leiab äriregistrist ja selle meiliaadressiga on võimalik näiteks vaadata, et ta on Circle K klient. Sellise meiliaadressiga, kui sa paned selle meiliaadressi Circle K sisselogimis ankeeti, siis küsitakse sult parooli, mitte ei suunata sind uut kasutajat tegema. Ja see viis, kuidas tuvastada näiteks, kas inimesel on konto seal või ei ole, on siis võimalik pea kõikides enim kasutatavates veebiteenustes. Aga see on ju samamoodi ka välismaistel lehtedel, see ei ole nagu mingi Eesti probleem. Ei, no me räägime Eestist praegu, räägime Eestist. Me ei räägi sellest, kas on või ei ole, aga ütleme, et asja sisu on see. Kuskil on kirjas, kas näiteks Glen on selle saidi kasutaja või ei ole. Ja mina väljast, kui mul pole mingit õigust teada saada, ma lähen ja saan selle teada. Glen, sa käid sellisel saidil, vau. Ja no siin on jällegi võib-olla paar huvitavat tahku. Esiteks pealkiri on ääretult intrigeerib. Kas sellist asja üldse nimetada turvaauguks, sest selliseid auke on tegelikult täis kogu maailma internetiteenused. Jällegi, see ei ole vabandus, eks ole. See ei ole vabandus, aga tegelikult ma näen siin ka teiselt poolt võib-olla hoopis sellist kasutusmugavust kasutaja poolt vaadatuna. Ma just tahtsin öelda, see on kasutusmugavuse featuur, see ei ole nagu turvaprobleem. Ja personaalselt mina olen olnud olukorras, kus siis võib-olla ongi mõni sait olnud väga turvaline ja pannud mind 4-tähelisi sõnu kasutama. Nimelt sellepärast, et mul on olnud keskkondi ja kohti, need ei ole mingid ebatsensuursed kohad, ma ütlen, kus ma ei mäleta, kas ma olen olnud kasutaja. Ma olen kunagi sinna vist teinud võib-olla konto, ma testin mingisuguseid asju, no ma ei tea, kas võib-olla Karmin on üks hea näide, mul ei ole Karmini seadmeid, aga ma midagi testin, ma teen sinna jälle konto, aga tegelikult nad kustutavad selle mingi aja pärast tavaliselt ära, on see, ma ei tea, pool aastat või aasta, võib-olla mõnel juhul 2 aastat, mõnikord saadetakse teavitus, mõnikord ei saadeta. See jutu sisu ongi selles, et ma lähen sinna keskkonda ja ma ei saa selle oma parooliga sisse, mõnel juhul on see võib-olla täna ka juba teil Google'i või mingi muu konto, aga ei ole, on lihtsalt see meiliaadress või parool. Ja siis ma ei mäleta, kas mul nüüd seal on konto, ma ütlen, et saada mulle siis see nii-öelda, ma unustasin parooli, sest ma tõesti ei mäleta, kas see oli õige parool. Ja selle peale ma ei saa ka seda meili. Selles mõttes, et siis ma ootan, siis ma käin oma spämmi need kataloogid läbi, siis ma lasen seda forgot password meili saata mingi 100 korda. Ja siis lõpuks võib-olla hakkan tegema uut kasutajat. Ma olin võib-olla ise loll, ma oleks pidanud hakkama kohe tegema uut kasutajat. Ehk et minu pika jutu sisu on see, et minu elu teeks palju lihtsamaks. Kui see sait mulle ütleks, kas mul on seal kasutaja või ei ole, siis ma tean väga hästi, et kas mu tasub seda parooli omale lõputult saata. Sest näiteks seesama Circle K näide ütleb ka, kui ma palun saata parooli, et ma olen unustanud parooli ja ma ei ole kasutaja, siis Circle K ütleb kohe, et sellise nimega kasutajat ei ole. Aga kui ma olen kasutaja, siis selles ongi see probleem, et Circle K-l on nimekiri nende klientidest või kasutajatest. Ja me ei taha üldse rääkida Circle K-st praegu nimeliselt, seda teeb väga palju said, eks ole. Okei. Tegelikult selles mõttes nad ei erine millestki paljudest teistest, aga see ongi see iva, et sul on... Sest tegelikult kasutusmugavust teeb see paremaks, kui nad ütlevad, kas sa oled kasutaja või ei ole. Just, ja siin see ongi ristuvad, sest mugavus ja turvalisus on tihti skaala eri otstes. Kõige turvalisem süsteem on üliebamugav kasutada. Ja paljud saidid teevad kompromissi sel teemal, et nad pigem natukene mugavamad, aga selle võrra nad avaldavad täiesti võõrale inimesele, et kas sellel inimesel on siin kasutaja või ei ole. Ma küsiks selle peale, et me elame ikkagi sellises ühiskonnas, kus nagu ääretult palju asju on avalikud. Ehk et põhimõtteliselt igaüks võib
kohe otsida välja, millal keegi sündis, kellega ta parajasti on abiellunud või lahutatud, kus ta parajasti elab, kui tal on mingi ettevõte, kui hästi sellel ettevõttel läheb, kas see inimene on võlglaste nimekirjas, kas ta on kusagil 3. kohas nii-öelda avalikest teadetest läbi käinud, ehk et tegelikult seda infot meie kohta saab nii meeletult palju leida, mis minu arvates on tunduvalt privaatsem kui see, kas ma olen Circle K või isegi mingisuguse ebatsensuurse saidi klient. No jumal hoidku, ma võin võib-olla teha kasutajakonto kõikidesse maailma saitidesse, sest ma tahan vaadata, mis seal toimub ja unustangi selle. Ja tegelikult see list ei anna mitte mingit adekvaatset infot selle inimese kohta võrreldes sellega, kus ta elab, millal ta sündinud on või mis on ta isikukood. Ma hakkasin mõtlema, et alati võib võrrelda, et mis on probleemi suurus ja siis otsustada, et kas see lahendada probleemi või mitte. Ja sul on õigus. Tegelikult loomulikult seaduslikkuse mõttes selle GDPR-i järgi on vist tõesti see ei tohiks nii olla. Ehk et me oleme lihtsalt kokku leppinud, et see, kellega keegi abielus on just ka avalik info, aga see, kas mul on Circle K-s konto, see justkui ei ole. Me oleme just teinud sellise kummalise kokkuleppe. Aga miks see kummaline? Mina ei ole kindel, et see on GDPR-i vastane. Mina olen eraisik ja sina näiteks pead mingit oma saiti. Ma teen sinu juures endale konto. Miks peab Meelis teada saama? See on lihtsalt, kui sa võtad loogiliselt, siis see on täiesti põhjendatud, et sa ei pea kellega avaldama seda. Tehniliselt võttes on see õige, et see on turvaprobleem, sest sa avaldad 3. isikule mingit infot. Aga siin on nagu põhjendus olemas, ma saan aru sellest, et kasutada on nii mugavam. On olemas ju tegelikult saite ja võiks öelda niimoodi, et kui sa näiteks lähed, võtame ühe näite, mingisugune digilugu, mingi Eesti e-riigi teenus, sa ei logi sinna sisse oma selle riikliku meiliaadressiga, mida enam ei ole ka, aga sa logid sinna läbi Tara või mingisuguse teenuse ja siis autendid ennast. Okei, see võib olla halb näide, kuna kõigil Eesti kodanikel on nii ligipääs olemas. Aga kui sul on selline mingi tsentraalne teenus, mille kaudu sa päästad kõigil teistele kontodele ligi, siis seal on minu arust õigustatud, kui see on ebamugavam, aga turvalisem. Näiteks kasutades mingisugust pilveteenust single sign-on'iks või mingit selliseks asjaks. Ühesõnaga, ma olen sinuga ka täiesti nõus, ma üldse nagu ei vaidle nüüd selle vastu, et peaks siis igal pool kuidagi suurelt kohe ütlema, kui sa sinna saidile lähed, kas sa oled seal juba liikmete nimekirjas või ei ole, aga mulle sisulise külje pealt ei tundu see info nagu kuidagi pidi paljastavam kui kõik see muu info, mille ma enne ette siin lugesin. Ehk et muidugi see ei tähenda nüüd seda, et nüüd keerame siis ka kõik muu info lahti. Minu arust oleks väga tore võib-olla, kui me keeraksime vahelduseks muu info kinni, kas või isikukoodid on meil selline info, aga samal ajal me oleme ühiskondlikult kokku leppinud, et me ei keera seda infot kinni ja nii see on. Ehk et lihtsalt võib-olla mastaapselt kuidagi see, et me juba sellest ka nii pikalt räägime, tundubki täitsa ebaproportsionaalne, sest et kas see üldse on nii oluline teema, et äkki uks on lahti ja me lööme seda nagu jalaga praegu ja siis avastame, et see on lahti. Aga GDPR minu arvates tõesti ütleb, et Meelis, sa vist küsisid ka enne, et kas see kuidagi läheb vastuolu, et minu arvates GDPR-ist võib välja lugeda nii, et konto olemasolu kusagil kuulub ka isikuandmete alla. Ja seda ei tohiks nagu 3. osapoolele avaldada. Ja ma arvan, et võib-olla üks väike selline õppetund, mida siit igaüks võiks võtta, on see, et kui sa teed kuskile saidile konto, mida sa ei taha, et 3. inimene teada saaks, siis ära tee oma näiteks mingi töökoha meiliaadressiga või ütleme, kus on sinu eesnimi, ma ei tea, keskmine nimi ja perenimi ja sünniaasta @outlook.com või midagi sellist. Ja ehk, et kui te lähete saidile, millega te ei taha ennast seostada, siis tehke sinna nimi karuonu, et keegi ja siis pakume näiteks, et rebase onu, et reformi. Rebase onu, võib-olla parem tõesti, et karuonu ja pigem rebase onu. Olgu, lähme edasi, tõesti rääkida meil kõvasti. Äkki järgmine uudis on lühike. Ohuteavitus töötas. Töötas, tuli telefoni ja tuli ka aknast ja uksest sisse. Tuli aknast uksest õigel ajal. Inimesed, kes tegelesid, on kuulanud meie saadet, võib sellest järeldada. Väga õige järeldus just. Kui me mitu korda oleme siin saates sellest rääkinud, siis me ka, minu arust me
võtsime selle pulgi lahti, kritiseerisime, et asjad ei tööta, aga see oli väga konstruktiivne, sest et just siis sa saadki teada, et midagi ei tööta, kui sa proovid järele, asjad ei hakka tööle ja nüüd hakkasid. Oli küll ja mul olid ka mõlemad äpid peale väga seda viimast mitte toimivust täitsa olemas, oli see kodukaitse oma ja oli siis ka Eesti äpp ja teavitasid kõik ja samal ajal ka koostus üsna võimsa kõlaline sireen, mul tekkis kohe huvi minna vaatama, et millise maja katusel või millise posti otsas see sireen parajasti on, aga see vist on selline julgeoleku kuidagi risk, vot see ei ole see info, mille ma saan teada, kui ma Circle K-sse login, et kus kohas see pasun on, sest see pasun iseenesest tundus mulle selline intrigeerivalt huvitav, et kui see juba kostab nii kõvasti igast aknast sisse, mis tunne on seal pasuna kõrval varesel lennata. Üks samm edasi oleks see, et registreerida need äpid platvormid ehk Apple'i ja Google'i juures nende riiklike kriisiäppidena, mistõttu, kui on päris kriis, saaks need top-süsteemid anda selle piiksu, mis tuleb läbi ka vaigistatud telefonist. Riik on, ma ise jah, see on minu arust suurim probleem praegu, et läbi piiksu, sest minul on telefon enamasti vaigistatud ja siis ei tee mulle midagi, eks ole, aga riik on öelnud selle kohta, et see protsess on pikk ja keeruline ja see ei ole niisama lihtne, kui meie arvame, nii et ma saan aru, et üritavad sellega tegeleda, aga. Ja seal on teine oht muide ka, kellegiga just rääkisin, kes käis Lõuna-Koreas Soulis ja siis seal on kõik registreeritud selle süsteemiga ja iga hommiku telefon piiksus, andis teada, et täna on sudu linnas, et ole ettevaatlik, millega tekkis selline siis nagu häireväsimus inimestele, et ma ei pane tähele, see on suvaline, et iga hommiku laseb valitsus seda piiksu mulle ja siis nagu, et seda tuleb kasutada niimoodi ainult päris ohu korral. Nii on, kiidame heaks testi ja oleme rõõmsad, et asjad on läinud palju paremaks. Nii, lähme siis edasi uue teema juurde ja Glenn, ma ei tea, kas tuleb sulle õnne soovida, kas kellad helisevad löövad, et sa oled sõrmuse sõrme saanud, et see on nii-öelda suur verstapost iga mehe elus. Kas sa oled nüüd sõrmuse kandja? Ma olin natuke aega, jah. Mul oli isegi 2 sõrmust kausal ja võeti ära? No ma võtsin ise ära ikkagi, jah. Ise võtsid ära? Võtsin ise ära. Ma ei olegi olnud kunagi sõrmuse kandja kahjuks, jah. Ja seetõttu on see väga uus kogemus, sest kui sa ei ole harjunud, et sul midagi on ümber sõrme, on see tegelikult väga häirib. See jääb kinda sisse ja see jääb igal poole kinni ja võtad näiteks autoroolist kinni, siis see kuidagi jääb sinna rooli külge kinni ja kriimustab seda ja rääkimata mingitest käte ja muude asjade ja kohtade pesemisest. Ühesõnaga, sõrmus on üks häda ja viletsus kokkuvõttes, kui sa nagu üldiselt see on väga filosoofiline teema. Aga miks sa sõrmust kandsid? Mis sõrmust? Aga ja, mind ei sunnitud või ahvatletud siis kahjuks või õnneks kandma neid sõrmuseid, mida peab paralleelselt ka teised inimesed kandma. Ehk et ma sain ikkagi seda üksi kanda ja tegemist siis jah, nutisõrmusega, mille kohta ka mul puudus igasugune suhe, sest nagu öeldud, kui mul ei olnud sõrmusega suhet, ei saa mul olla ka nutisõrmusega suhet. Ja tegemist on Luna ja Momaxi sõrmustega, mis on üsna sellised, kuidas ma siis ütlen, agressiivselt uued tulijad siin lääne regioonis, eriti just Luna. Et see on tegelikult India ettevõte nimega Noise, kes toodab, ma saan aru, maailmas mingi väga suures koguses igasugused kantavaid esemeid, sest Indias on vist nii nemad on see India firma, eks ole, jah? Nemad on just see India firma, jah. Ja Luna on nüüd jõudnud oma sõrmuse teise põlvkonnani, mis jõudis nüüd just Eestisse ja mul oli ka au olla natuke seal faasis, kus või ütleme, et teda just testida selle pilguga, et kas nagu on see nagu asine toode, et kas seda tasuks üldse müüa või mitte. Ja siis ma arvasin, et proovime siis järgi, kuidas minusugune sõrmuse skeptik vastuse sellele küsimusele annab. Ja tundub, et nagu sa enne juba ütlesid, siis ta jõudis müügile. Jah, ütleme, et ta jõudis müügile. Ta ongi, peaks olema ka siis nüüd Elisast juba saadaval ja võib-olla kusagilt veel, nii et teda muide esitati, kas oli selle aastal, oli see nüüd IFA-BCS või ta on nagu selle aasta toode, mida Noise proovis siis ka Euroopa ja lääne messidel näidata. Ja mis ma oskan öelda, et tegelikult mul ei ole olnud kogemust Ouraga, teadupärast meie põhjanaabrite sõrmus Oura on nutisõrmustest selline kõigem, millega kõike kiputakse. Mida väidetavalt tehakse Eestis? Lausa nii, jah. No vaat siis. No jah. Et Oura suurim pluss ja miinus korraga on see, et Oura on tehniliselt väga äge ja ka teeb kõiki muid asju väga ägedalt, mida üks nutisõrmus teeb. Aga seal on kuutasu põhine liitumine.
ehk et kui sa ostad Oura, mille eest sa maksad suhteliselt palju raha, siis lisaks sellele, et sa maksid ostes palju raha, pead sa maksma vähemalt kas 10 või 6 või 7 või ma ei tea täpselt neid eurosid iga kuu, et üldse siis teada saada, mis su tervisega juhtub. Nii et inimesed, kes sinu Ourat kasutanud ja võrrelnud, ütlevad, et aastatega tegelikult maksad sa ikkagi meeletult raha, kui sa selle kokku lööd. Ja Luna puhul ei ole kuutasu. Ehk et sa saad siis põhimõtteliselt paberi peal vaadatuna minu arvates üldse mitte vähem asju, kui on Oural, võib-olla ma nüüd loomulikult eksin ja keegi, kes on Oura kasutaja, ütleb muidugi, et vau, et see kõik ei ole üldse nii, aga mulle tundub, et Luna on ka ääretult mitmetahuliselt kõike sinu parameetreid mõõtev sõrmus, et tal ei ole kuutasu, et see on nagu väga suur argument, sa maksad ükskord selle, mis ta on siis 300 millegagi pluss eurot ja siis pärast seda võidki hakata ennast mõõdistama. Ja ehituskvaliteedilt, kogu selle koostöö kvaliteedilt on väga äge toode, et ja ka lisaks sellele aku peab vastu hästi üldsõnaliselt on seal ka laadimiskarp akuga, mida ei tohiks või ei peaks vist olemagi Oural, ehk et sa saad siis nagu ja Samsungil on, aga teistel vist ei ole eriti. Just seda. Samsungil on samamoodi jah. Et minu kasutuses aku, selline vastupidavus oli umbes võib-olla 5 päeva keskelt läbi. Oural peaks vist olema marginaalselt isegi rohkem, aga 5-6 päeva on ka tegelikult väga okei aeg ja siis sa pistad sinna karpi ja ta laeb ennast seal täis, sa ei pea seda karpi siis hoidma kogu aeg juhtme otsas, mis on väga tore, nii nagu neid nupp või nööpkõrvaklapid. Nii et ei ole probleeme sellega ja oluline on see, et mida see sõrmus tegelikult teeb, et see inimene, kes peab olema või inimene, kes tahab sõrmust kasutada, peab tahtma enda kohta kuidagi nagu jube palju asju teada saama, tahtma või kuidas seda korrektselt seda lauset vormistada. Ega sul peab nagu olema huvi siis kuidagi oma mingit vormi parandada või oma, ma ei tea, parameetreid jälgida või kui sul nagu seda huvi pole, siis ilmselgelt sõrmus ei ole üldse sinu jaoks, sest tegelikult mida see sõrmus seal käe ümber sulle teeb, ta saab ikkagi mõõta neid samu asju, mida täna need sensorid ja andurid sealt ikka saavad mõõta. Vere hapnikusisaldust, pulssi, eks ole, temperatuuri, asendisensorid siis mõõdavad igasuguseid vehkimis ja muid asju ja kogu selle nagu suhteliselt piiratud sensorite pealt siis tegelikult hakatakse tuletama põhimõtteliselt kõiki maailma andmeid, mis võiks sinu kehas siis olla või seisundeid, mis võiks sinu kehaga juhtuda. Et tegelikult see Luna äpp on samamoodi nagu meeletult mitmekülgne ehk et esmapilgul lihtsalt minu jaoks see oli nagu keegi oleks magistritöö kirjutanud minu organismi kohta. Et sa põhimõtteliselt võid nagu kõike uurida ja puurida oma neid tsirkaadia tsükleid ja millal sul on nüüd õige hetk kohvi tarbida ja millal sul on õige hetk vett juua ja millal sa peaksid šnitslit sööma ja kõike seda see sõrmus ütleb sulle. Et tegelikult see oli nagu päris äge, et ma ei ole kohvijooja jälle kahjuks, aga sõrmus sellest hoolimata näiteks ütles mulle, saatis teate, et viimane aeg on praegu tass kohvi võtta, sest kui sa veel võtad. Nüüd sa peaks hakkama kohvi jooma. Ja, et kui sa nüüd kohe ei joo, siis ära enam umbes kunagi joo või vähemalt mitte enam homset päeva, sest muidu sa ei maga. Tuvastasime, et su vererõhk on madal ja me soovitame sulle tungivalt hakata jooma kohvi. No põhimõtteliselt umbes selles võtmes tõepoolest, et ta nagu andis mulle nagu meeldetuletuse, mis ei ole üldse halb. Et kui ma näiteks olen tõesti kohvijooja inimene, aga ma tean, et öösel võib-olla mul on raskusi uinumisega, siis tegelikult on ju väga äge, kui see äpp ütlebki mulle, et kuule, praegu on see viimane tass aeg võtta, ära võtta seda poole tunni pärast, sest siis on asjad pahasti. Väga hästi see sõrmus kohandus ka minu sellise üsna öise eluviisiga, ehk et ei olnud sugugi niimoodi, et ta näiteks iga päev ütles mulle, kuule, et miks sa öösel ei maga loll pea, et see lõpeb surmaga, vaid ta tegelikult sai väga hästi aru, millal on nagu minu tsüklil õige aeg magama minna ja ei hakanud mind sugugi kell 11 õhtul näiteks unerežiimi sundima, vaid ta väga hästi nagu seadistas need oma tsirkaadiad ja igasugused tsüklid nagu siis minu personaalse sellise režiimi järgi ja väga hästi nende järgi andis mulle nõu. Ja seal on ka ainsana täna, ma julgen vist öelda tootjatest, vähemalt nendest kindlasti, mis siin üldse saadaval on ka AI tugi, mis on loomulikult keelemudel, aga mis on siis integreeritud nagu nende andmete põhiselt sinna äppi ja töötab ka eesti keeles, olgugi et äpp on loomulikult kahjuks ainult ingliskeelne ja keelemudel on ka muidugi ingliskeelne, aga ilmselt kõrvalsaadusena oskab ta ka eesti keelt, nagu ikka keelemudelid kipuvad oskama. Ja tegelikult see on iseenesest päris äge omadus, et kui sa näiteks avad seal mingisugused kohviaknad või aktiivsusaknad või mis iganes muud aknad, mida on seal must miljon, siis iga akna juures on AI võimalus ja sa võid kohe AI-ga suhelda.
kuule, et täna öösel nägin mingit halba und, millest see võis juhtuda, eks ole. Ja AI hakkab sulle kohe siis rääkima, miks võis see sinu halb uni ikkagi just täna öösel juhtuda. Ja sa saad tegelikult selles mõttes üsna sisukat vestlust pidada, et sellel AI-l on tegelikult nagu sisendina see info, mida see sõrmus on sinu kohta kogunud. Ja ta oskab siis selle baasil sind nõustada. Et muidugi see on isiku info, see on tundlik info ja kui sa seda ei luba teha, siis muidugi see AI on suhteliselt, siis sa võid sama hästi ka ChatGPT või Geminiga oma tervisest rääkida. Aga põhimõtteliselt sa ei pea seda infot lihtsalt talle eraldi ütlema. Sama asja pakkus ka Amazfit oma kelladel ja vist ka oma sõrmusele, et just see mulle meeldis või see oli huvitav, et erinevalt Garminist, no Garmin üritab ka sama asja arendada, aga just see, et nende andmete pealt, mida ma siis talle, mida ta mõõtnud on, ütles ta, kuule, täna on selline värk, et me nägime, et sul on see ja mis see, sa võid küsida ka, eks ole, siis ta ütleb sulle. Aga omaette küsimus on see, et Noise on India firma ja Amazfit on Hiina firma, et kui palju ma tahan neid asju anda sinna. No jah, see küsimus jääb muidugi alati siia, aga nagu... See jääb iga inimese enda otsustada, eks ole. Jah, aga mugavusena ta töötas. Küll võib öelda, et mis ei olnud siis samas nii mugav, et selles üldvaates, seal on nagu see äpis on, kui sa lahti teed, on seal, eks ole, segmentide, blokkidena kõik need sinu erinevad parameetrid ja aknad, mida sa saad ringi lohistada muidugi ja ära kustutada võib-olla põhivaatest. Aga kui sa oled nagu selles äpi põhivaates, siis ma hakkasin AI-ga rääkima, ma ei tea, oma unest või jooksmisest või millest iganes. Siis AI oli suhteliselt rumal ja ütles, et ta väga vabandab, aga ta ei tea minu unest mitte midagi. Aga kui sa läksid nagu sellesse sleeping mode aknasse ja sealt hakkasid AI-ga rääkima, siis ta teadis. Et selles mõttes see on nagu rohkem praegu selle äpi konfiguratsiooni poole, et kohati mul siit ei mulje, et AI on loll, aga tegelikult AI ei saa neid andmeid kätte enne, kui sa oled selles kindlas aknas ja alati hakkas see AI muidugi vaikimisi nagu uut vestlust arendama, mis mulle ka ei meeldinud, aga kui ma sealt ringi natukene torkisin ja leidsin seadeid, siis mul ikkagi õnnestus mingi vestluste ajalugu ka nagu sinna aktiivsesse aknasse saada, sest kui sa hakkad kogu aeg AI-ga rääkima nagu tühja koha pealt või nii-öelda uut lõime või siis ei ole see ka eriti konstruktiivne, kui sa võib-olla lõpetasid oma vestluse mingisuguse uneteemadel kusagil ja jäi pooleli, sa tahad uuesti seda jätkata ja siis ta hakkab jälle uut vestlust, aga sa said õnneks selle ajaloo ikkagi laadima. Et see AI pool, see on nagu äge omadus, mis eristab teda kindlasti. Karp, nagu öeldud, ka äge, et seal on aku. Väga hästi logist, aga muide uinakuid ma segin oma selle listi veel korra lahti, kus ma panin mõned punktid. Et see, kui sa oled selline päeval või öösel magaja ja tahad neid arvestada, siis ta seda tegi hästi. Ta küll küsis pärast sinu käest, et kas sa ikka tegelikult ka magasid. Ta nagu tahtis sellist kinnitust, et see äpp oli siuke hästi suhtlev kogu aeg sinuga ja pakkus ka võimalust, kui sa võib-olla siis korrigeerisid mingeid aegu ja tõusnaga sa saad väga palju asju enda kohta teada ja võib-olla need ongi abiks, kui sind ennast see huvitab, ütleme niimoodi kokkuvõttena. Aga see kõlab nagu ikkagi selline lähedane konkurent sellele Ourale, sest et nagu sa ütled, see põhikategooria on sama, sa pead olema väga huvitatud oma põhinäitajate igapäevasest jälgimisest. Ja kui sa oled, siis mulle tundub lihtsalt, et toode, mille sa maksad ühe korra, ostad välja, ei pea igakuist tasu maksma. Tundub lihtsalt mõistlik. Ma ei ole ise Oura kasutaja, aga mulle lihtsalt tundub see mõistlikum, et... No on. Ja ma selles mõttes väga õige kokkuvõte, et ma ka ei saa praegu olla sellise sõrmuste isandana nagu soovitada kõikide maailma sõrmuste hulgas seda, sest tegelikult minu sõrmuste kogemus on pehmelt öeldes minimaalne. Aga tegelikult ta oli täpselt sama halb nagu iga teine sõrmus. Nii et selles mõttes, kui Oura jääb ette käte pesemisel, siis ega see Luna rohkem ette ei jää. Et tegelikult, kui juba võtad sõrmuse, siis ka mulle see AI pool seal otsus väga meeldis, temaga oli lõbus rääkida asjadest ja ta oli väga kvaliteetselt tehtud tükk ümber sõrme ja sa ei pea iga kuu raha maksma, sest selleks peaks mul ikkagi olema mingi väga suur kiindumus, et tõesti iga kuu veel seda 10 eurot maksta. Nii et selles mõttes ma andsin ka ikkagi Lunale nagu oma õnnistuse sõrmuste maailmas, et minu arvates on kvaliteetne toode ja kui te mingil põhjusel tahate just nimelt sõrmust ümber käe, mis seda kõike teeks kella asemel. Mulle personaalselt meeldib nagu kell rohkem, et ma olen sõrmuse asemel ma olen nagu kellamees, et ma olen harjunud kõik kelladega ja kell käe peal mind ei sega, aga paljud inimesed kellaga näiteks ei maga, aga sõrmusega magavad, eks ole. Nii et igale ühele oma, et selles mõttes ta on äge toode. No vot, hea teada ja võib-olla ongi mõni tahab uut aastat alustada sellega, et
teada, millal viimane tass kohvi võtta, siis jah, ja selle nagu nüüd on konkurents. plussiks ka see, eks ole, et erinevalt vist Aurast, mis ei ole ju letitoode või ma ei tea, Meelis võin parandada, et ta ei ole vist asi, mida sa saad kuskilt poest minna proovima. Eestis mitte jah, et muidu just saad mujal maailmas. Eestis on vist Ultrahuman on ja mida Telia müüb mingis sõrmuseid, aga täna jah, ma ei tea, kas nüüd see Luna peaks jõudma, võib-olla Teliasse Elisesse ta on juba jõudnud, et suur pluss kohalikul turul olemasolu kohta on see, et teatavasti inimeste sõrmed on ju erineva suurusega ja erinevalt kellast sa ei saa ju sõrmuse suurust muuta. Parandan kohe faktivea, et Telias ei ole mitte Ultrahuman, vaid on nende suur konkurent Rincon. See on ka selline arvestatav, aga lihtsalt, et inimesed ei läheks Teliasse Ultrahumanit otsima, vaid minge otsige Rinconi. Aga iseenesest jah, see Luna on selles mõttes huvitav tegija, et minu jaoks ka täiesti tundmatu ja nende siis emafirma Noise, kes on üllatavalt suur firma, kellest ma midagi ei teadnud. Minu sellises teadvusesse jõudis Noise siis, kui ma otsisin mingit infot siis nutikellade turuosade kohta, siis ma avastasin, et on olemas selline firma, kelle turuosa on üllatavalt suur ja kellest ma pole varem kunagi kuulnud. Et samamoodi nagu Transsi on telefonitootjana Infinixi ja Tehnobrändi all, kes Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas suurelt möllab, eks ole, kellest siin Eestis keegi midagi ei tea. Et sellised asjad aeg-ajalt nagu esineb. Ja no mul jäi jutt korraks, tahtsin lõpetada sinna suuruste koha peale pooleli, et kui sa siis omale ostad sõrmust täna kusagil kaugelt, siis sa tegelikult peaks jääma ilmselt kõigepealt tellima, mis see komplekti, et proovida, mis number sõrmus sulle sobib või ma ei tea, võib-olla kui sa netist täna ostad, saad ka osta omale 5 või 4 või 3 või 2 erinevat Aurat ja saata ülejäänud Aurat tagasi või võib-olla tehakse ka nii. Aga kui sul on see koha peal olemas täna, siis sa saad ju tegelikult minna nii-öelda poodi ja pannagi sõrme omale sealt selle testkomplektist siis selle mõõdiksõrmuse või noh, sa saad tegelikult kohe teada, mis suuruses sõrmus sulle sobib ja sa saad kohe minna ja tegelikult selle sõrmuse järgi katsuda ja ära proovida, et see on ikkagi oluline asi võib-olla asja ümber, või asja kohta, mille sa paned omale keha ümber ikkagi suhteliselt pikaks ajaks. Ja muide mugavusest rääkides, üks väike nüanss veel, sellel sõrmuse all on siuksed toredad mummukesed, ma ei tea, kas need on tehtud sellepärast, et ta midagi mõõdab või ongi need tehtud sellepärast, et sa saaks aru, mis pidi see sõrmus sõrmes on. Ehk et ta ei ole päris sümmeetriline, ma jälle ei tea, kas Aura on, et tegelikult teda oli väga hea selles mõttes nagu näpu ümber hoida, et sa saad aru, et oleks nii-öelda siis nagu õige, et pidi, et see sensor justkui peaks nagu ideaalis olema seal sõrme allpool. Ja pealispinnal on ka tal selline päikene nagu, kuidas ma ütlesin, ka reljeefne joonekene, et ta ei ole nagu päris lihtsalt üks ümmargune metallist rõngas, et ta näeb iseenesest, ta näeb täitsa selline äge välja, et kui te juhtumisi tahate, et keegi ütleks teile, et wow, et teil on äge sõrmus, siis see sõrmus nagu selline paistab, et toonide hulgas on seal ka olemas ka täitsa kullatud toon, mis maskeerib siis hästi kuldsõrmust või vähemalt on selle moodi ja pluss siis igasugused tavalised sellised tumedad metalliktoonid, nii et jaa, pika jutu kokkuvõtteks äge sõrmus. No vot, väga hea ülevaade, aitäh jagamast ja sõrmuse kandmine on siis tõesti nii selle mõnusam. Nii, aga meil on nüüd veel natukene võib-olla mõni uudis rääkida, aga siis on ka paar kuulajakirja laekunud. Glenn, kas on midagi, mis sa tahad kindlasti rääkida OpenAI uue keelemudeli mitte chat, vaid siis mudeli nimi on GPT 5.2 kohta. No oleks võib-olla seda aus mainida, et eelmises saates ju või millalgi oli see juba üle-eelmises, me peatusime teemal, kuidas OpenAI on hädas ja neil on kood on läinud punaseks ja asjad ei kulge üldse nii, sest et Gemini on saanud juhtumisi väga heaks. Nüüd siis tänu sellele punasele koodile või nii on vale öelda, tegelikult vist see mudel oli neil juba enne loomulikult valmis, et see ei olnud mingi nädalaga tõmmati kohe kuskilt sahtlist uus mudel välja. Sellega on see, et see 5.2, mis avalikustati siin nüüd mingi aeg tagasi, oli kindlasti ju töös enne, kui kood läks punaseks, aga fakt on see, et ajaliselt see nüüd juhtus ja tegelikult on tegu päris ägeda uuendusega, et muidugi ma ei ole seda mingi nii süvitsi testinud. Küsimus oligi, et tuleb uus alamversioon välja, mis võib-olla on kiirem, täpsem, parem, aga kas sa praktikas ka näed seda, et kas sa oled siis nii-öelda tähele pannud? Ja ma olen praktikas seda tegelikult ainult täheldanud oma mõningate testküsimustega, muide milleks üheks oli seesama küsimus, mis oli sellest mälumängu saatest muide, millest me siin ka pikemalt rääkisime, kuulake, kui te ei ole kuulanud. Et seal oli selline trikiga küsimus, et mis ainega määriti kokku seda golfipalli alust ja tuleb tunnistada ja ma olin tõesti üllatunud. Ma tegin 3 katset
ja mudel 5.2 ütles mulle õige vastuse absoluutselt igal katsel. Ja siis ma võtsin ikkagi, tegin ka 3 katset Gemini'ga ja Gemini'l on siis täna võimalik valida 3 Pro Thinking, mis on see mõtlev mudel. Ja siis on selline instant või flash või mis iganes, mis siis nagu paugutab vastuse mõtlemata. Et ChatGPT puhul mulle ka endiselt meeldib, et neil on see auto on seal nagu mudeli valikus, et ta ise siis üritab nagu vaadata, et kas ta peaks pikalt mõtlema või lühidalt mõtlema. Gemini paraku need 3 katset siis ütles mulle nii, et pakkumine number 1 oli sülg, pakkumine number 2 oli linaseemneõli ja pakkumine number 3 oli pudru. Nii et kõik need vastused on suhteliselt kaugel tõest. Kes nüüd mõtlevad, millest Glen räägib, siis ma meenutan, küsimus oli see, et algupäraselt golfis pandi siis maha tii ehk väike pulk, mille peale käib pall löömiseks ja selle tii pealmist pinda määriti teatud ainega. Seda võis määrida teatud ainega, mida reeglid lubasid Šotimaal, jah. Ja, see oli söödavaine. Ja see ei olnud ei linaseemneõli, ei sülg ega pudru. Pudru on muidugi eriti hea. Ja kusjuures Gemini 3 pakkus neid variante oma mõtleva mudeliga ehk ta mõtles ka talumatult kaua. Küll ta nagu käsitles ajaloolisi aspekte ja uuris ainete konsistentsi ja ta näitas, mida ta tegi. Nii et põhimõtteliselt Gemini 3 jõudis selle pudruni ikkagi peale mingit minutilist krõbistamist. Samas kui ChatGPT 5.2 paugutas selle vastuse kohe. Võib-olla kui ma oleksin teste teinud rohkem, sama küsimust nii-öelda itereerinud, oleks ka ChatGPT ikkagi komistanud. Sest 5.1 ütles teadupärast õige vastuse ainult vist ühena mingisugusest 6-7 või mis iganes korrast. Et 5.1 ei olnud ka sugugi õige vastuse aldis, aga 5.2 vähemalt niimoodi. Selle küsimuse jaoks on ta ülihea mudel, nii et küll juhtumisi te kasutate keelemudelit selle küsimuse jaoks, siis tasub igal juhul tarbida just nimelt 5.2, sest Gemini ei mõtlev ega see välkuv ei saanud sellega kohe üldse hakkama. Nii et see on jah selline kokkuvõte, aga kui me vaatame neid skoore, mis on 5.2 teeninud, siis ka igal juhul need hallutsineerimisskoorid ja muud toredad skoorid on ta teeninud ikkagi väga kõrgeid numbreid ja loomulikult ka kodeerimisskoorid. Nii et selle koha pealt mingisugust sellist teaduslikku kokkuvõtet ma ei saa kahjuks anda, aga tuleb neid numbreid lihtsalt uskuda, et halb ta kindlasti ei ole. Ja tervikuna täna ikkagi ka ma paralleelselt kasutades kuidagi jällegi kaldun ikkagi natuke jälle selle ChatGPT poole, aga mitte, et Gemini oleks kuidagi pidi nagu halb, välja arvatud juhul, kui ma jälle sellest golfi alusest rääkima ei hakka. Jaa, nii ta on. Aga lähme võib-olla veel siis edasi, sest et me jõuame AI uudistest rääkida kindlasti järgmistes saadetes ka ja võib-olla me siis võtangi ette lõpuks selle kuulajakirjade rubriigi. Meil on 2 huvitavat kirja viimaste nädalate jooksul tulnud. Esiteks kirjutas meile Siim, kes kuulas viimast saadet ja minu kalendri järgi vist Siim kirjutas pärast seda, kui me rääkisime DJI Neo 2. Ja Siim kirjutas, et see kajastus jättis Hoveri tasumatult varju. Suusatamise funktsioonist räägiti kui millestki revolutsioonilisest, samas on siis Hoveril suusa ja kõiksuga muid funktsioone kuhjaga. Ja hinnavõrdluses on Hover samamoodi vaid droonina väga soodsalt saadav. Et 1000 setid, et siis komplekt, kus on erinevad lisavarustused koos, tulevad, kus sisaldavad mitme kotijagu kaupa. Kirjutab Siim, kes on ise üle umbes aasta Hoveri kasutaja. Ja võib-olla mul meeldis see kiri sellepärast, et see Hoveri droonidest on Eestis väga vähe juttu olnud. Tegu on vist rohkem USAs levinud brändiga. Ja seal on üks kindel põhjus vist ka, et miks Hover on ilmselt USAs veel rohkemgi levib. DJI-d lihtsalt seal müüki piiratakse üha rohkem. Aga ma ei tea, Glen, kas sa Hoveriga oled kokku puutunud? No jaa, ei ole, isikuliselt ei ole, olen teoreetiliselt puutunud ja loomulikult on selles mõttes õigus, et ega enne Neo 2 tulekut ikkagi Hover oli sellises action lendava kaamera valdkonnas tõesti
nagu mõneski aspektis parem, sest ta lendas ju kiiremini ja ta voltis võib-olla ennast väikseks veel kokku ja seal oli aspekte loomulikult, mille poolest ongi hea ja oli hea ja ongi hea. Aga mulle ikkagi paberi peal täna vaadates, et tundub, et Neo 2 paneb sinna lauale nüüd põhimõtteliselt kõik selle, mis oli Hoveril ja veel rohkemgi ikkagi kogu selle FPV poole, siis DJI ikkagi legendaarselt hea kaamera kvaliteedi. Ikkagi Hoveril on raske ja teisest teda ei ole täna meie letil ka võtta, et see on ka põhjus, miks me seda ei ole testinud. Ja see on praktiline Hover tuleb kuskilt kaugelt maalt kohale tellida ja mitte, et see muudaks ta nüüd kuidagi halvemaks, aga lihtsalt kohalikul turul, kui seni on meil juba Hover olnud suhteliselt eksootika rollis, kui ei ole isegi tal häid konkurente olnud, siis ma kipun arvama, et ta muutub nüüd veel eksootilisemaks, sest et nüüd on konkurentid, DJI on lihtsalt sinna segmendile nii jõuliselt oma Neo 2-ga hüpanud. Et jaa, ma selles mõttes nõustun selle kirjaga täiesti, et Hover Air on olnud droon, mida ma ka ise olen vaadanud, et täitsa ostaks või testimise mõttes. Aga kui ma ikkagi tahan neid tippomadusi, tahan tippvideo kvaliteeti, tahan seda, mis iganes on see, mis tal on see mingi majakas, mille järgi ta lendab või pult, mis sul peab käe ümber olema ja siis see komplekt ikka kipub minema 4-kohaliseks. Aga täna ikkagi põhimõtteliselt ma saan sellise Suusamäe drooni, mis mind jälitab 240 euroga ju ikkagi. See on ikkagi suur vahe. Et jah, huvitav kiri, aitäh kirjutamast Siimule ja kirjutage teised ka, kes te tahate jagada huvitavate näidete kohta teistega kogemusi. Tauri kirjutas meile ka kirja. Tauri kirjutas väga praktilisest murest. Me oleme siin ka mitu saadet ise kaasa elanud pettuste pandeemiale, mis Eestit valutab ja Tauri kirjutab, et ta on ise saanud juba nii mõnegi petukõne, aga märkasin alles nüüd, et kõikidesse riigiportaalidesse sisenemisel näidatakse Smart ID sisselogimisekraanil alati ainult RIA ehk siis RIA. Pole ühtegi viidet selle kohta, millisesse portaali püütakse siseneda. Samas kui teiste teenusepakkujate puhul antakse alati ekraanil suures kirjas teada, et kuhu sa siis sisened. Näiteks Swedbanki puhul küsitakse isegi 2 korda üle, oled ikka kindel, et soovid Swedbanki siseneda. Kuna petturid on hakanud kasutama kõikvõimalikke skeeme, kus sisenetakse esialgu mõnda riigiportaali, muudetakse seal andmeid, siis ei anna see RIA ekraanil kindlasti mingit selgust, tekitab rohkem segadust. Minu arvates on tegemist olulise puudusega, mis pigem aitab kelmidele kaasa oma pettuste läbiviimisele. Väga hea tähelepanek, olen ise ka märganud, sest riigiasutused kasutavad keskselt seda TARA infosüsteemi, mida iganes see lühend tähendab, aga üks keskne komponent, mis hoolitseb selle eest, et inimene logib sisse oma identiteediga, seal on suur puudus, et sealt ei tule tõesti seda teenusepakkuja nime kaasa. Ja sa ei tea, ütleme, kui sa isegi langed selle pettuse ohvriks ja poole pealt tuled aru saamas, et sa tegid midagi valesti, siis kuhu parasjagu sinu selle ID-ga sisse logiti või kuhu sa oma pinni panid? Kui sa ise ei kontrolli seda sessiooni, siis sul on see, nii otsi on palju, mida järgi ajada ja minu arust selline Taurilt väga hea tähelepanek väiksele puudusele, mis natukene aitaks jällegi seda turvalisemaks teha. On siin jäkki üle imestada, et kas seal on siis mingisugune tehniline pool või lihtsalt polegi seda oluliseks peetud, et see nimi seal oleks. Ja. Võiks igal juhul olla. Võiks küll. Meil meie kirjakast on avatud teile, ootame teisigi kirju. Meil on täna vist aeg kokku tõmmata. Meil olid asju, millest me oleks tahtnud rääkida, aga me nendest asjadest muide ei rääkinud. Ja ma ei tea, kas me jõuame nendest rääkida, aga võib-olla lihtsalt ütleks, et me ei ole seda ära unustanud. Et me oleme ka ikkagi uudistega kursis ja üks selline üsna maailma nagu sotsiaalmeedia traputav uudis teisel pool maakera on loomulikult Austraalia otsus keelata ära siis noorete inimeste sotsiaalmeediakontod. Võib-olla me võtame selle ikkagi teemaks, vaatame, kuidas arengud selles mõttes liiguvad, sest et see on toonud kaasa huvitavaid reaktsioone igalt poolt. Ja ka uudis, millest me ei räägigi, sest me ei ole võib-olla nii suured spetsialistid, aga mis samuti ka otsapidi digimaailmaga haagib, on siis Netflixi himu Warneri järgi ja nüüd siis ka Paramount himu Warneri järgi ja kõik see on ka niivõrd saba ja sarvedega teema, mida me lihtsalt oma saatesse vähemalt täna ei hakanud mahutama ja asju võib-olla on isegi veel. Nii on. Sellega tõmbame tänasele saatele joone alla, aga oleme tagasi juba 1 nädala pärast, nii et nägemist ja kuulmiseni.